Tere hommikust taas. Good morning, Alec. We are all ready to hear. Wonderful. We are taking us to Ephesians 6:18, Täna läheme Efeslaste 6:18 and it's a scripture that is packed with all kind of prayer. ja see on kirjakoht, mis on täis pakitud kõikvõimalikke erinevaid palveid And I commence reading. ja ma loen. It says, praying always with all prayer Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus and supplication in the Spirit, ja palvetage igal ajal vaimus anumistega, being watchful to this end with all perseverance ning selleks valvake kogu püsivusega and supplication for all saints. ja eestpalvetega kõigi pühade eest. And we just may be looking at being watchful to this end. Tahan vaadata just seda, kus ta ütleb, et olge valvel või valvake kogu püsivusega. All perseverance. That is a part that I picked and I heard God. Ja inglise keeles ütleb, et valvake kogu vastupidavusega või sellise järelejätmatusega. Being watchful to this end with all perseverance. Kõige sellise vastupidavusega, püsivusega, selle pärast valvake. And supplications for all saints, for all the saints. Ja eestpalvetega kõigi pühade eest. The life that we lead is a spiritual battle. See elu, mida meie elame siin maa peal, see on üks vaimne võitlus, which requires constant vigilance. ja selles vaimses võitluses see nõuab meilt pidevat valvelolekut Prayer should not be absent, ja palve ei tohi ära vajuda. and we endure all the time. Me peame kõige keskel vastu pidama. When God brought that thought into me, Kui Jumal pani selle mõtte minusse, that we live in a spiritual battle, et meie elu on nagu vaimsel lahinguväljal which requires my constant vigilance, ja see nõuab minult pidevat valmisolekut või valvelolekut, ärkvelolekut. in prayer and endurance. Just palves ja sellises vastupidamises. I looked at the encouragement of Paul Ma vaatasin, kuidas Paulus seda julgustab to all believers, kõiki usklikke, not only to pray, but be watchful. et ta julgustab kõiki usklikke mitte ainult palvetama, vaid samal ajal olema ka ärkvel ja valvsad And persevere in prayer. ja vastu pidama järelejätmatult palves. There's a difference between just praying and persevering in prayer. On üks erinevus, kas lihtsalt palvetada või palvetada sellise järjekindlusega, järelejätmatusega. Persevering is being watchful. Selline vastupidamine on see, et sa oled valvas, sa ei kaota seda ärksust või valvsust. That really demands vigilance. Et see nõuab sellist ärkvelolekut. And to those that refuse to give up, they just want to be vigilant and persevere. They don't want to give up. Need inimesed ei taha alla anda, nad ei loobu, nad ei jäta järgi. Receive victories and breakthroughs. Ja need, kes niimoodi palvetavad, need näevad läbimurdeid, need näevad vastuseid. It's a walk over time. See on nende jaoks, nad lihtsalt jalutavad kõigest üle. When you look at Daniel in the lion's den, Vaata kas või Danieli lõviaugus. he was just, standing on what God has said and what he stood on, very vigilant. Ta oli selles mõttes kindel, veendunud ja ta seisis selle peal, mida Jumal oli öelnud. I want to look at the word to be watchful. What is being watchful? Mida siis tähendab, et me oleme valvsad valvel? Watchfulness in the spirit Valvasolek vaimus means to be spiritually alert.
see tähendab vaimselt tundlikkust, spiritually awake, et see on vaimne ärkvelolek and very sensitive to God's voice. ja see on väga tundlik Jumala häälele And you understand the enemy's maneuvers. ja sa tajud ja mõistad vaenlase manöövreid And the way he schemes things. ja sa näed, kuidas ta skeemitab. You are so alert, watchful, sensitive to God's Sa oled voice. kogu aeg ärkvel ja tundlik Jumala häälele. And you understand the enemy's steps and maneuvers and schemes. Sa mõistad vaenlase manöövreid. And that is what it means to be watchful. See on see valvasolek. There are things to watch about On asju, millel me peame silma peal hoidma in our Christian walk. oma kristlase elus. Many things to watch about. On palju asju, mida me peame jälgima, Because the devil is scheming all the time. sest vaenlane skeemitab kogu aeg And his voice is the loudest. ja tema hääl on kõige valjem. But to those that are spiritually alert and awake, Aga need, kes on vaimselt valvsad, they pick the voice of the Spirit. nemad kuulevad püha vaimu häält And they know the enemy's voice. ja nad eristavad vaenlase hääle. I was asking myself, why must I be watchful? Ma küsisin enda käest, et miks ma pean olema valvel. Why we should be watchful is that the enemy is constantly seeking for opportunities to attack us. Üks on see, et me peame teadma, et vaenlane otsib kogu aeg võimalusi, kuidas rünnata. Where he finds an opportunity, Kus iganes ta näeb võimalust, he wants to wage an attack. siis ta üritab seal midagi sepistada, mingit rünnakut. He might find an opportunity in a brother or a sister, Ta leiab võib-olla õe või venna kaudu selle ukse. an opportunity in our marriages, Võib-olla ta leiab kuidagi sissepääsu meie abiellu. at our working places. There are often times that the enemy wants to Ta võib seek töö for juures tulla, nii et ta otsib kogu aeg seda pilu, seda pragu, kus kohas tulla. in our fellowship gatherings. Isegi meie osaduskogukondades. He wants to find that opportunity. Ta kogu aeg otsib ja nuusib seda võimalust. That's the reason why we should be very watchful. Sellepärast me peame kogu aeg olema ärkvel. And the other thing that we must be watchful is temptation can arise unexpectedly. Kiusatused võivad tulla väga ootamatult. And we need to be watchful because God often speaks to us who are prepared and sensitive to hear his heart. Ja me peame olema valmis, sest Jumal räägib nendele, kellel on tundlikud südamed ja kes on kogu aeg kuuldel. God does not just speak, but he waits and sees a heart that is prepared to receive what he wants to speak. Jumal ei räägi lihtsalt üksinda suvaliselt, vaid ta otsib südameid, kes on tundlikud ja on avatud talle ja ootavad, et ta räägiks. And is after attentive hearts. Ta otsib tähelepanelikke kuuldel olevaid südameid. An attentive heart is prepared to receive what God wants to download. Ja see selline süda on valmis vastu võtma, kui Jumal tahab midagi talle anda. When a person is not interested in what you want to speak or what you are doing, they don't show the attentiveness. Kui inimeste näiteks ei huvita, mida sinul on öelda, siis nad ei pööra sulle tähelepanu. Sa näed, et ta ei ole tähelepanelik, ta ei kuula, mis sa räägid. Before God speaks, ja ennem kui Jumal räägib, he wants our attention. Tema tahab, et teda kuulatakse, et me pöörame talle tähelepanu. That's one thing he said in Matthew 26, verse 41. Matteuse 26:41.
He said, watch and pray, ta ütles, valvake ja paluge, lest you enter into temptation. muidu te satute kiusatusse. Because if you don't watch and pray, kui sa ei ole valvas ja ei palveta, unexpected times of temptation can arise. siis võivad sellised ootamatud kiusatused järsku tulla. How do I know that I'm not watchful, I'm not spiritually sensitive or spiritually alert? kuidas ma tean, kui ma ei ole vaimselt valvel ja valvas ja ärkvel? There's less of consistent prayer. Selle sa tunned ära sellest, et su palve järjepidevus hakkab ära kaduma. I pray in intervals. Et sa palvetad nii-öelda intervallidega, vahel palvetad ja siis jälle kaod ära. Maybe I just pray when I'm going through a difficult moment. Et võib-olla nii kui midagi ebameeldivat juhtub, nii sa jääd kohe palvetad. That is the time that I see, oh, now it's time to pray. Et siis sa ärkad üles, et oi, et nüüd ma pean küll palvetama. Because I'm burdened and I'm pressed and maybe God, can you hear me? Please, I'm praying now. Ja, et nüüd on mul süda raske ja nüüd on koorem ja Jumal, kas sa kuuled mind, et ma nüüd palvetan. God wants consistent people. Aga Jumal otsib järjekindlaid, järjepidevaid inimesi. I have seen my life. Mina olen seda oma elus näinud, Consistent prayer. et kui palve on järjekindel, järjepidev Is what God is asking for. ja Jumal ootab sellist suhet And being sensitive to the Holy Spirit. ja seda, et sa oleksid tundlik pühale vaimule. People that are not watchful, they are not sensitive to the Holy Spirit. Inimesed, kes ei ole valvel, nad ei pööra püha vaimule tähelepanu. They don't know what God is saying and what God has said. And Neil pole aimugi, mida Jumal ütleb või mis üldse on. They are not sensitive to His voice because they can do this, they can do that, they can confuse in this. Nad tegelevad igaste asjadega pia siia sinna ja nad ei pööra Jumalale tähelepanu. Watchful and alert people in the spirit Valvsad ja ärkvel inimesed vaimus. are sensitive to the Holy Spirit. Nad on püha vaimu suhtes väga tundlikud. They have the discernment that is of right and wrong. They discern so quickly. Nad eristavad otse kohe õige ja vale. They understand the move of the Spirit. When the move stops, they know we are stuck here. We have stopped here. Nad tunnetavad Jumala liikumist ja nad tajuvad kohe ära, kui kuskil on miskit seisma jäänud. They understand how the wave is flowing. Nad teavad, kuidas Jumala lained liiguvad. And they know when they come to stormy weather, they understand this is stormy weather, but we are going to navigate over it. Nad tajuvad ära, kui ilm läheb tormiseks, aga nad teavad, et sellest tormist saab läbi purjetada. They are ready to obey God in whatever answer God brings. Ja nad on valmis otse kohe Jumalale kuuletama, mida iganes Jumal näitab või ütleb. That's the signs of people that are watchful and signs of people that are not watchful. Need on need märgid, kui inimene on valvas või inimene ei ole valvel. You know, we are not just watchful, but watchfulness is accompanied by prayer. Me lihtsalt ei ole valvel kogu aeg, vaid see on selline valvel olek. Jesus repeatedly instructed his disciples. Et Jeesus ütles kogu aeg oma jüngritele. Watch and pray, watch and pray. Jälle olge valvel, valvake ja paluge, valvake ja paluge. Paul also said in Colossians 4:2. Kolosslastele 4:2 Paulus ütles ka. He said, continue earnestly in prayer. Ta ütleb, et jätkake siiralt palves. Being vigilant in it with thanksgiving. Et olge valvel
kogu tänulikkusega, because when we pray, sest kui me palvetame, we are kept connected to God. siis me selle palve kaudu oleme Jumalaga kogu aeg nagu ühenduses, kokku ühendatud. And when we are connected to God, Ja kui me oleme sellises kontaktis Jumalaga, we are strengthened by Him siis tema kogu aeg tugevdab meid and we stand against spiritual attacks. ja me seisame vaimsete rünnakute vastu, Because we have found a place of strength. sest meil on oma jõuallikas, The altar speaks every day. et meie altar räägib iga päev. We keep the fire all the time Me burning. hoiame altari tuld kogu aeg põlemas. People that are connected to God Inimesed, kes on Jumalaga ühenduses, are prayerful people. need on palvetavad inimesed. They are not laissez-faire kind of people. Nad ei ole sellised muu seas, sellised lohakad, laisad inimesed. I have seen a number of casual believers. On sellised kuidas on casual, sellised, kes võtavad Jumala asju selliselt pinnapealselt ja familiaarselt. That are not deeply connected to God. Neil on Jumal nagu muu seas ja nad ei ole sügavuti Jumalaga ühendatud. Because God is looking for heart-to-heart connection. Aga Jumal otsib südame ühendust südamest südamesse. We gather strength from heart-to-heart connection with God. Me saame oma jõu Jumalast siis, kui me oleme temaga otse ühenduses nagu süda südamega. Then we stand against any spiritual attacks. Kui me sellisel viisil seisame koos Jumalaga, siis me seisame vastu mis tahes rünnakutele. And people that are watchful, Ja inimesed, kes on selliselt ärkvel, valvel, persevere in prayer. nad on pidevas järjekindluses palves. What does it mean to persevere in prayer? Mida tähendab palves järjekindel või püsiv olemine? It means steadfastness, See püsivus tähendab ustavust, persistence, järelejätmatust. refusing to quit, Sa ei jää vaid, sa ei lõpeta, whatever it takes. mida iganes vaja on. I'll hold on to the Lord. Sa hoiad kinni Issandast. Whether He saves me or He does not. Kas ta päästab mind või ei päästa, nagu need Danieli mehed ütlesid. I'll still hold on to Him. Mina hoian temast kinni. Perseverance means steadfastness. See tähendab ustavust, kindlameelsust, Persistence järelejätmatust and refusing to quit. ja sa absoluutselt keeldud alla andmast. How many people have said, no, this does not work. I'm going back to my old ways. Kui paljud inimesed on löönud käega ja öelnud, sellel pole mõtet, see ei toimi ja nad on läinud tagasi oma vanade viiside juurde. A number of people have said, this does not work. Väga paljud on löönud käega, et see ei toimi nagunii. They never arrived. Ja nad ei jõudnudki kunagi pärale. They were never watchful and prayerful. Sellepärast, et nad ei olnud palves, valvel. What keeps us intact and hold on Mis hoiab meid siis õigel liinil, is to persevere in prayer. on see, et me oleme püsivad palves. Whether rain or sunshine, Olgu päike või olgu vihm, iga ilmaga. you persevere. Sina ei jäta palvet. Whether dark days or light days, Olgu siis helged ja rõõmsad päevad või pimedad päevad. we persevere in prayer.
me ei jäta palveosadust Jumalaga. I was drawn to the persistent lady, if you know the story of that woman in Luke chapter 18. Luuka 18 räägib sellest järelejätmatust naisest. It's a story that is from 1 to 8. It talks about that woman who was a widow. See Luuka 18:1-8 räägib lesknaisest. He continued seeking for justice. Ta ei jätnud järgida ajast taga oma õigust. Until her request was granted. Ja ta sai selle kohtunikult. Jesus taught this parable to show that believers should always pray and never lose heart. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna, et alati tuleks paluda ja mitte kunagi kaotada julgust. I know people have known the stories of Elijah. Inimesed teavad ju Eeliat. Elijah prayed 7 times before the rain appeared. Et mäletate, Eelia palvetas 7 korda ennem kui see vihmapilv hakkas nähtavale ilmuma. His persistence in prayer brought the answer. Kuna ta ei jätnud järgi, siis lõpuks see kiskus selle vastuse üles. There are benefits in being perseverance, to persevere. Need, kes on püsivad ja järele jätmatud vastupidavad, nendele koidab see kasu. What benefits do we get from there? We get the building of our faith when we persevere. Mis kasu me sellest saame, on kõigepealt see, et meie usk ehitub aina tugevamaks. We come to a character that is strong. It strengthens our character. See tugevdab ja karastab meie iseloomu. Meie iseloom muutub tugevamaks. And through that we mature spiritually. Ja selle kõige läbi ja sees me küpseme vaimselt, vaimulikult. And when we mature spiritually, we see divine breakthroughs all the way. Ja koos sellise vaimuliku küpsusega me hakkame nägema neid vaimseid läbimurdeid. There is victory and victory and victory and me saavutame võidu järel. And when we pray for all saints, like we have seen the caption that we took in the scripture, kui me niimoodi palvetame, nagu me siin pühakirjas nägime, we are taught by Paul to pray for our friends or believers. Ja Paulus ütleb, et me eestpalvetega palvetaksime kõikide oma sõprade, kõigi pühade eest. We take time to intercede for them one by one. Et me võtame aega, et palvetada ükshaaval nimeliselt kõigi eest. We pray for unity of purpose. Me palvetame eesmärgi üksmeele pärast. And unity in the spirit. Ja selle üks olemise pärast vaimus. That brings the bond of peace. Mis toob selle rahusideme. Because we all face battles of different kinds. Me oleme kõik erinevates lahingutes. Others are strong, others are not very strong. Mõned on tugevamad, mõned ei ole nii tugevad. So we need to intercede for them, strengthen their faith. Meil on vaja palvetada nende eest ja tugevdada nende usku. And that is what we are called to do. Ja see on see kutse, see on see, milleks meid on kutsutud. Like Paul said to the Galatians in chapter 6, verse 2. Nagu Paulus ütles galaatlastele 6:2. He said, bear one another's burdens. Kandke üksteise koormaid. And so fulfill the law of Christ. Et niimoodi te täidate Kristuse seadust. What do we need to do? We need to maintain a daily prayer schedule, a daily prayer life. Nii et mida meil on vaja? Meil on vaja sellist palvepäevakava iga päev. We need to stay spiritually alert. Ja meil on vaja olla valvel, valvsad kuuldel. We don't need to give up when answers are delayed. Me ei tohi loobuda, kui vastused viibivad.
We don't need to give up when things we expect are not showing up the time we want them to show up. et kui need asjad, mida me ootame, need ei ilmu nähtavale siis, kui meie seda ootame, me ei tohi järgi jätta. We constantly intercede for our families. Ja me oleme kogu aeg eest palves oma perekonna eest, We intercede for our fellowships and nations oma osaduskonna eest ja ka rahvaste pärast. and encourage one another to persevere. Ja me julgustame üksteist mitte järgi jätma, mitte alla andma. I think that is a break for today that God Nii gave et me. see oli see leivatükk täna, mille Jumal mulle andis. And our prayer shall be, Lord, Ja me palvetame, et Isand, help us to remain watchful aita meil jääda valvele and to be sensitive ja et me oleme tundlikud to your voice. sinu häälele. Let us not be led into temptations of being just raising against us. Ära lase meil ei sattuda sellesse kiusatusse, et me vajume ära ja muutume laisaks ja mugavaks. We pray that we remain watchful and praying. Me palume, et me suudaksime püsida ja ärkvel olla palves. And I pray for all of us. Ma palvetan meie kõigi pärast. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you, Alec. That was Yes. wonderful. Thank you. See you later. Yes, Bye-bye. indeed. Halleluuja. No, mis on teie kommentaarid, teie mõtted? Milles sa tead, et sa ei ole valvel? Mind puudutas see isiklikult. Milles sa tead, et sa ei ole enam valvel? On see, et palveajad muutuvad kaootiliseks. Ei ole enam sellist kindlat rutiini, et sa palvetad mingitel kindlatel aegadel, kus sa tead, et sa eraldad selle aja ja sa ei lase mitte ühelgi teisel programmil sisse sõita. Et meil on kõigil väga palju tegemist, on ju. Ja me paneme ju prioriteedid paika selle järgi, mis meil on tähtis. Me kuuleme väga palju selliseid vabandusi, eriti kui sa oled vaimulikus töös ja sul on vaja koordineerida midagi, mingeid üritusi, mingeid sündmusi ja sa üritad leida abilisi. Ja sa üritad kedagi leida appi üheks või teiseks asjaks ja mida me kuuleme, on see, et mul ei ole aega. Ja ma tean seda omast käest, et kui miski asi on mulle tähtis ja kui mu süda põleb Kristusele ja kui keegi, eriti kui on tegemist pastoriga, kui palub minu abi, kui mu süda põleb Kristusele, siis ma teen kõik, mis võimalik, et oma asjad ümber mängida, et ma saan vastata Kristuse kutsele ja aidata selles asjas, kus Jumala kuningriigis on abi vaja. Aga see on hämmastav, kui palju me kuuleme sellist viibutust, et ma ei saa, mul ei ole aega. Ja inimene isegi ei mõtle, aga mis meie sees registreerub, on see, et kui see oleks tähtis, kui see oleks oluline inimesele, siis me teame omast käest, sa leiad aega kõige jaoks, mis on sulle tähtis. Kas pole nii? Kui miski asi paneb sinu südame põlema, kui midagi on see, mis vaibustab sind või kuhu su süda tõmbab, me leiame alati vahendeid ja me leiame alati aega. Kui miski asi ei ole sulle tähtis, ei ole sul kunagi selle jaoks ei raha ega aega. Ja nüüd see palve teema, milles sa tead, et sa oled ära vajunud ja sa ei ole enam vaimulikult tundlik, sa ei ole enam palvel, on see, et palve muutub kaootiliseks, lühikeseks
ja ei keskendu enam. miks? Sest muud asjad on vallutanud prioriteetsed kohad, muud asjad on tähtsamad, moosi keetmine on tähtsam, maasikate korjamine on tähtsam, vahla keetmine on tähtsam, võib-olla mõne jaoks kinno minna, filmi vaadata on tähtsam ja kõik muud asjad paned on tähtsam ja siis on, kui püha vaim ütleb, et tule, tule, ole minuga koos natuke aega. ma ei saa, mul ei ole aega. ega, kas see ei ole üldinimlik? mina tean omast käest seda, kui tuleb see suvine periood ja kus on nii ilus väljas ja nii palju on teha ja palju tähtsaid kristlikke asju on vaja teha ja, ja selline hing on kogu aeg nagu orav rattas. hingele meeldib, kui on kogu aeg tegevust, kogu aeg on action käib, kogu aeg on, su päev on täis, hingele meeldib selline, et sul on nagu kogu aeg on sind vajas, sa saad midagi toota, midagi teha. aga mis on see aeg, kus sa oled vaikselt Jumalaga? see ei tooda mitte midagi. tundub, on ju? ma võtan tund aega lihtsalt passiivselt ja hingele ei meeldi see. hingele. vaim igatseb olla koos oma jõuallikaga. on nii? vaim igatseb rääkida isaga, kes on kõige selle kauni, kõige selle taga, kõige selle looja, kes oma sõnaga hoiab seda praegu kõike oma peopesal, hoiab seda alal. tema on ju see, kelle käes see kõik on, millega me tegeleme. ja vaim tahab olla sellega koos, kes hoiab kõike seda oma väesõnaga üleval ja oma käes. üks laul on isegi, et on kogu maailm tema käes, lastelaul, eks. vaim tahab olla nüüd temaga koos, kes on kõige suurem, kõige tähtsam, kõige võimsam. vaim tahab olla isaga koos. aga hing ei suuda, hingele meeldib action. hingele meeldib olla kogu aeg hõivatud mingisuguste väliste stiimulitega, kogu aeg stimuleeritud mingite selliste impulssidega, mis ahvatlevad silma siia ja sinna, eks ole. Eeva ka vaatas ja nägi, et puust oli hea süüa, eks. ja hing on kogu aeg, reageerib selle peale, mida ta saab praegu kohe näha, maitsta, sirutuda. aga mis see aeg Jumalaga koos, oled lihtsalt vait, mis asja, samal ajal võiks nii palju asju tehtud saada, eks. ja vaata, kui hakkab see, need muud asjad hakkavad domineerima meie päevas. ja kogu aeg me kuuleme oma sees seda kahekõne, kus püha vaim ja meie vaim ütleb, tule, tule, tule eemale, tule ära, tule võtta kasvõi 5 minutit, tule ära. ja hing ütleb, ma nägin seal põõsas maltsa, ma pean minema selle üles tõmbama. ja sa teed 20 asja ära ennem, kui sa lõpuks siis, no hea küll, ma siis tulen. kas siis, kas siis Jumalal peaks sellistest ohvritest hea meel olema, eks. Jumal ütleb, ei, kui sa ei taha, siis ära tule, ega siis ei ole vaja ka, eks. aga kuhu me niimoodi jõuame ja siis ongi see, et siis oled ühel hetkel ninali ja siis on see palvekamber väga lähedal kohe, eks. et ärgem laskem ennast ahvatleda. ärgem olgem juhitud oma hingest, ma räägin seda iseendale ka iga päev. ärgem olgem juhitud oma hingest, kes on kogu aeg väliste stiimulite, väliste atraktsioonide järgi või ka välised surveavaldused, välised nõudmised, aga see kõik toimub hingemaailmas. hing on kas ahvatletud või survestatud või ahistatud või tegema ükskõik mida, aga mitte võtma seda aega, et olla vaimus täiesti ärkvel. vaadake, see ärkvelolek, millest Kaalik rääkis,
sellest võiks arvata, et see on selline negatiivne ärkvelolek. See ei ole skisofreenia, see ei ole paranoia, see ei ole see, et oi, ma olen kogu aeg ärkvel, ma olen valvel, vaatan teid siin ja olen valvel, jälgin teid kogu aeg. absoluutselt mitte, selline valvelolek on teemonlik, vaid see ärkvelolek või valvelolek, see on selline nagu liiliõis puhkeb Kristuse poole. Valge värske liilia, mis avab oma õie ja see aroom levib ja ta on sellisel viisil ärkvel ja tundlik ja valvel, mis on nagu, ma ei tea, armunud pruut peigmehe suunas või. Ja vaata, kui ollakse armunud ja kui keegi on sulle kallis, vaat see on see valvelolek ja ärkvelolek. saate aru? See on nii, et sa paned tähele igat viimset kui detaili, nii nagu seal ülemlaulus seal kirjeldab seal neid kiharaid, mis peigmehel on ja ronkmustad ja kõik ja mis ja kirjeldab seda. Vaadake see pruut, kes kirjeldab või see siis see ülemlaulus see sümboolne see jah, naine, kuidas ta kirjeldab, et milline on see sinu kallim, kui küsitakse, siis ta kirjeldab detaile. Ta on täiesti ärkvel, ta ei ole tuim, ta ei ole ükskõikne, ta ei ole kuidagi ära vajunud, ta ei ole selline, ta ei ole pime, vaid ta on täiesti ärkvel. ta hakkab ülevoolavalt kirjeldama. Ja milles sa tunned seda vaimus ärkvel inimest, on see, et räägi temaga Kristusest, räägi temaga Jeesusest, räägi temaga Jumalast, räägi temaga piiblist. Vaata, kuidas ta reageerib, kuidas ta puhkeb õitsele, kuidas ta silmad lähevad särama, ta hääletoon muutub, ta pale hakkab hiilgama. See tähendab, et ta on ärkvel Jumalale, kui sa annad talle ainult põhjust, nii nagu seal needki sõbrad küsivad selle ülemlaulu pruudi käest, et räägi meile, et milline ta on, et me otsime koos sinuga. Ja ta hakkab kirjeldama, ta ärkab nagu ellu, ta ärkab uuesti sellele rõõmule. Vot sellest sa tunned ära, kui keegi on valvel vaimus. Saate aru, see on positiivne. Ja nüüd, kui sa oled nii tundlik ja nii õrn ja selle peigmehe, selle Jumala kuningriigi, tema maailma vastu sa oled nii tundlik. Nüüd, kui tuleb üks mingi natukenegi vale toon sisse kuskilt, mingisugune hall vari kuskil vilksatab, kuna sa oled nii ärgas nagu armunud pruut, sa oled nii tundlik, kõik retseptorid on ärkvel. Nüüd, kui see vari libiseb kuskilt toanurgast läbi, vaimses mõttes, mingisuguses koosluses, kuskilt käib üks noot läbi, keegi turtsatab, keegi väljendab midagi, keegi kuskilt miskit nagu torkaks hakkab ägestuma või mida iganes, sa vaatad midagi, mingit õpetust ja järsku sa tunned oma sees, oota, mis see oli? Või et miks ta silmad sellised on, mulle ei meeldi ta silmad. Vaata, miks me tajume, vaat me tajume neid asju sellepärast, et me oleme ärkvel Kristuse suunas. Ja kui süda on ärkvel Kristuse suunas sellisel viisil, siis sa tajud iga valenoodi ja iga halli varju ära kuskil toanurgas, mida keegi teine tähele ei pane. Kõik võib-olla arvavad, et inimesel võib-olla, jah, tal on oma arvamus või et tal on lihtsalt paha tuju või noh, ma saad aru, me armastame inimesi ja me katame kõik kinni ja me teeme näo, et ei olnud midagi, eks. Aga tead, kui sa oled nii puhas nagu süütu, puhtaks pestud neitsi, sa oled nii puhas Jumala ees. Sina need negatiivsed signaalid, mida teised tähele ei pane,
need võimenduvad niimoodi, et see on nagu üks must tindiplekk kauni õlimaali peal. Ja sa mõtled, miks mind niimoodi häirib, miks see, mis ta tegi või ütles, jäi mind niimoodi häirima. Ja kui sa lähed selle asjaga palvesse, siis Jumal võib sulle ilmutada asju, mida mitte keegi teine ei pannud tähele. Nii et see ei ole negatiivne valvel olek, sest kui me oleksime negatiivselt valvel, me mitte midagi muud ei näekski kui ainult ohtusid. Me ainult näekski kõiki neid, kes mis, vaata mõned on läinud seda teed, et nad on nii-öelda vaimude eristamisannis läinud nii kaugele, et nad on ise saanud selleks vaimuks, keda tuleb eristama hakata ja inimestest eemal hoida. Saate aru, sest see, mille peale sa silmad paned, see, mida sa näed, mille külge su hing oma tähelepanu lukustab, selle sarnaseks sa muutud. Et need inimesed näiteks, kes uurivad ainult neid negatiivseid, ütleme just mõned on kutsutud vabastusteenistusse, aga nad peavad olema väga-väga valvel, et kui nad hakkavad seda informatsiooni väga sügavuti uurima, nad võivad pea ees sinna sisse kukkuda, ära uppuda. Nad muutuvad ise selleks, keda tuleb hakata igalt poolt välja ajama. Et mille külge meie hing lukustub, selle sarnaseks me muutume. Sellepärast piibel ütleb, et pange oma silmad, vaadake meie usu alustajale ja täidesaatjale. Mõelge sellele, mis on puhas, mis on ülev, mis on kiitust väärt, mis on see, mis on taevane. Nii nagu taevas, nii ka maa peal. Me peame vaatama taeva suunas. Kui me vaatame Kristuse suunas, siis meid muudetakse ausse tema sarnaseks. Kui me vaatame põrgu, kui me vaatame saatana maailma suunas, isegi kui me tahame teada saada ja mõista, kui me vaatame sügavuti ja liiga kaua selles suunas, siis me muutume selle sarnaseks. Inimesed hakkavad kogema juba, et nad ei saa sust aru, seal on mingi teine vaim, nende vaim ei reageeri enam positiivselt sinuga koos olemisele, sinu jutud põhjustavad segadust, inimesed lähevad lukku. Miks? Sest et sa oled pannud oma silmad negatiivse maailma peale, uurides ja minnes seal liiga sügavale ja sa oled kaotanud ära kontakti selle helge valgustäis kuningriigiga. Nii et vaadake, need on nii peened piirid ja saatan on alati valmis meid ahvatlema ja kutsuma aladele. Tule ja vaata, tule vaata seda puud. No tule vaata lähemalt seda. Aga vaata veel selle nurga taha ka, siis sa saad veel targemaks, aga sealt läheb veel edasi üks käik. Vaata sinna ka, vaata uuri ja nuusi seda ka. Ja ta kogu aeg kutsub sind eemale aina enam nendesse asjadesse, et su hinge lõksu püüda. Aga Kristus kutsub oma suunas. Tule vaata sellele, mis on puhas, mis on valgust täis, mis on meeli ülendav, mis paneb su keele hõiskama, ülevoolavalt ülistama, mis paneb su palge särama. Vot küsimus ongi see, et asjad, mida me uurime ja kuulame, kas see paneb meie palge aust ja hea meelest särama, rõõmust, õnnest. Saad aru, sa teinekord loed midagi, sa lihtsalt pühid pisara, ütled Jeesus, sa oled lihtsalt nii võrratu. Ma mõtlen praegu nende meie rahvaste lugude sarja peale. Need raamatud on ju järjest sellised, et seal on kõike seda, millest inimesed läbi lähevad, aga iga kord, kui Jeesus läbi tuleb, iga kord, kui Jumal läbi tuleb, sul on selline tunne, et Jeesus, sa paned raamatu maha nagu oma sülle ja vaatad lihtsalt üles ja ütled, Jeesus, sa oled lihtsalt uskumatu. Sa oled lihtsalt Jumal, sa oled nii võrratu. Sa loed asju, mis on kiitust väärt, mis panevad sind ülistama, eks. Või sa loed asju, mis ajavad sul seljakarvad turri ja sul on tunnet, appi, mina näen asju, mina nüüd mõistan asju, mida keegi teine ei tea.
eks, ja see meelitab sind hoopis pimeduse katakombidesse, aga sulle jääb mulje, et sa tead nüüd rohkem kui teised. Huvitav, et kui me liigume, ma praegu mõtlen, et kui me liigume Jumala suunas ja kuningriigi suunas, siis mida rohkem me valgusesse vaatame, seda lapsemaks me muutume ja seda enam on meil tunne, kuidas ma ei tea veel mitte midagi. Ma tean ainult seda, et ma ei suuda kirjeldada seda, kui ilus ta on, kui ilus on taevariik. ma saan kui lapseks ja ma ütlen, et tead, mina neid keerulisi asju ei tea. Ma tean ainult seda, et kuidas need Kristuse, need äraarvamata suured aarded, kui imeline on tema armastus. See on hoopis teistsugune teadmine, see on süütu ja puhas. Aga see, kui minnakse eriti uurima neid okultismi sügavusi, et mõista ja noh, teatud professiooni juures on vaja aru saada, kuhu inimesed on kinni jäänud ja milliste jõudude käes nende hinged kinni on. kui see on Jumala kutse, siis on ka seal kaitse ja Jumal tõmbab nad kogu aeg tagasi jälle valgusesse, et nad ei upuks ära sellesse koledusse ja pimedusse. aga saatan on ka seal, kes ahvatleb ja kes kutsub vilumata hingi, kes kutsub nõrkasid ja võib-olla lihtsalt uudishimulikke, mässulisi, uhkeid, edevaid hingi ja kutsub ja ahvatleb ja kui nemad lähevad nendesse kõrgetesse teadmistesse, mingitesse Saalomoni salatarkustesse, siis kui nad sinna labürintidesse lähevad, siis sealt on väga raske välja tulla. Ja see, mille külge nende hing siis seotakse või kuhu nad lõksu püütakse, nad ei saa enam valguse rahvaga hästi kontakti ja valguse rahvas ei saa ka aru, miks nendega kontakti ei saa. aga nende hing on kuskil katakombides lõksu püütud, sest nad on läinud nuuskima ja torkima asju, kuhu Jumal neid ei kutsunud. vaadake, üks huvitav, täna öösel just Jumal mulle rääkis sellest ja näitas nagu seda, ta ütleb, et tema ei kutsu kunagi inimest oma sügavustesse, nende saladuste juurde, milleks ta teab, et see inimene ei ole veel valmis kuningriigis. Ilmutused, suurepärased, võimsad arusaamised. tema ei kutsu vilumata hinge, alaealist hinge. ta ei ilmuta suuri saladusi, vaid ta ilmutab vastavalt küpsusele. Sammhaaval, ta on väga ettevaatlik oma lastega. Ta ei too mingit esimese klassi last õppima keskkooli matemaatikat, saate aru. ühesõnaga, ta võtab täpselt vanusele vastavalt pisikeste leivatükkide haaval ilmutab sulle. aga mida saatan teeb? saatan teeb täpselt vastupidi. ta otsibki alaealisi vilumata hingi, et ilmutada nendele asju, mis ei ole neile vaimse ea kohased, millega nad ei tule toime ja mis tegelikult neelab nende hinge alla. on kirjandust, mida mina olen pidanud keelama alaealistel lugeda, mis on võib-olla küpsele näiteks, kes on vabastuses, on vilunud ja kes suudab selle välja kannatada ja ta suudab ennast hoida Jeesuse vere all. kui ta peab võib-olla selle infoga tutvuma, millest inimesed tänapäeva maailmas läbi võivad minna ja kuidas neid aidata. keegi peab ju ka neid selle satanismi rituaalide ohvreid suutma aidata, keegi peab suutma, kellegi psüühika peab suutma vastu pidada, kuulda neid asju. aga need on ainult need, keda Jumal kutsub selleks. aga saatan otsib alaealisi, allumatuid, ebaküpseid, edevaid, ambitsioonikaid, mässulisi, lihtsalt lapsikuid, ebaküpseid hingi ja ütleb, tule, ma ilmutan sulle suurt ja salajast, aga pimeduse poole pealt.
tule ma viin su sinna nendesse pimeduse keerdkäikudesse, siis sa saad targemaks kui teised. Et vaadake, see on nagu väga huvitav mõte, et Jumal ei ilmuta meile kunagi oma riigist asju, mis ei ole meile eakohased. Paulus ütleb ka seal korintlastele ja kellele ta seal räägib, et ma sain teile anda ainult piima. Seda tõelist Jumala tarkust ma saan rääkida ainult küpsete seas. Vaat see on Jumal, kes seda ütleb. Aga saatan ei ütle, et oi, sina oled alles piima peal. Ta võtabki imiku ja viib ta nende asjade sisse, mida see imik ei peaks kunagi saama teada ega uurida. Aga nüüd jah, tagasi tulles selle juurde, et valvel olek, et saate aru, et see valvel olek, millest ka siin räägib, see ei ole selline kahtlustamine, kahtlustav valvel olek, selline negatiivne, kuri luurav pilk, selline, mis kogu aeg mõistab kohut, hindab, arvustab, selline, jah, selline, mis juhtus seal Edenis, kus kogu maailm läks äkki pimedaks ja kõik muutus kuidagi ohtlikuks inimese hingel, eks. Et mitte selline valvel olek, vaid valvel olek, mis on nagu õitsev pruut oma peigmehe suunas. See on see, et valvake ja oodake. Tuleb teile meelde see lugu 10 neitsist. 5 tükki, kes olid valvel ja 5 tükki, kes ei olnud, eks. Vaadake need 5 tükki, kes olid valmis, kui peigmees tuli. Vot see on see valvel olek. Sest ei tea, mil tunnil peigmees tuleb. Aga varas tuleb ka siis, kui keegi ei tea, eks ole. Aga meie oleme valvel Kristuse suunas, mitte ainult nagu, mis kuskilt nurga tagant võib kallale meile tulla. Ja ma mõtlen ka seda, et ega me ei palveta ju ajendatuna hirmust, et ma igaks juhuks palvetan kogu aeg, äkki juhtub midagi negatiivset. Me ei palveta ju lähtuvalt hirmust. See on ka negatiivne programm, vaid me palvetame lähtuvalt armastusest, eks ole. Me palvetame lähtuvalt igatsusest, lähtuvalt sellest, et me tahame näha kuningriiki. Me tahame näha, mille poole sirutuda. Sest Paulus ju ütles ju, Hannes just üks päev ütles seda, et sirutuda nagu Paulus saab ju ainult selle poole, mida sa näed. On ju? Me ei saa sirutuda millegi poole, mida me ei näe. Sa sirutud eesoleva poole nagu Paulus, sellepärast, et sa näed seda vaimus, sa näed, mille poole sirutuda. Ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud, et see on tõesti tõsi. Kui Paulus räägib, et ma sirutun selle poole, mis on ees, see tähendab, et ta nägi seda vaimus, mille poole sirutuda. Nii et me sirutume selle taevariigi poole, et me saaksime öelda, et isa nii nagu taevas, nii ka maa peal. Nii, et see valvelolek ja see ärkvelolek ja see sirutumine on alati valguse riigi poole, mitte kuskile mujale. Nii et vot sellised mõtted praegu jagasin teiega, kuna ma tõusin siin kell 2 vist öösel juba üles ja jumala vaim hakkas nendest asjadest rääkima. Just nimelt sellest, et mõned on läinud liiga sügavuti uurima asju, milleks Jumal neid ei kutsunud, neil ei ole katet ja kaitset ja nende hing on jäänud lõksu ja kinni okultsesse maailma, sest nad on seda uurinud liiga kaua, liiga sügavuti ilma Jumalata ja ta seda rääkiski, et vaata, kõik käib silmade kaudu. Et Eevast asi algas, kui Eeva vaatas ja nägi. Taavet jäi vaatama ja nägi Batsebat. Õpetussõnades ka noor mees, kes nägi seda naist, kes ahvatles kõiki ja öövarjus läks salaja, tema jalad viisid selle koja poole. Äkitselt ta pööras ringi ja läks selle naise juurde. Seal õpetussõnad 5. peatükk ja 7. peatükk. Ta räägib sellest samast, et on ahvatlused, mis ahvatlevad hinge ja kuhu meie silmad pöörduvad.
varem või hiljem meie jalad selles suunas lähevad. Et saatan on kogu aeg selle peal väljas, et ahvatleda vilumatuid hingi. Ja selles suhtes me peame ka valvel olema tõesti, et me oleme valvel Kristuse suunas, me oleme valvel taevariigi suunas, aga selles puhtas, positiivses valvelolekus, selles ärkvelolekus, selles mõrsja valvelolekus me tajume ära iga negatiivse tooni, mis kuskilt alt nurgast läbi jookseb ja me märkame seda. Vaata, valgusest tulevad varjud ilmsiks, eks ole. Kui sa oled hämaras toas või vaatad kuskile pimedasse tuppa, sa ei näe seal pimedas toas varje. See on see, et kuhu poole meie silmad vaatavad, eks. Kui me vaatame valgusesse, siis me näeme ka kõige helehallimat varju, mida teised ei märka. Aga see ei ole sel juhul kahtlustamine, vaid see on see, millest Piiber räägib, see on see eristamine. See on the discernment. Sa järsku eristad halli nooti kellegi silmas, kellegi hääles, kellegi žestis, kellegi muiges ja su vaim reageerib, sest sa oled valgusele nii avatud nagu see liil ja su vaim on puhas taeva suunas. Nii et vot selle ma mõtlen, panemegi täna siis palvesse oma palvetes ja ka sel nädalal, et Jumal, ma tahan olla avatud, ma tahan olla ärkvel, ma tahan olla valvel ja valvas sinu suunas, mitte pimeduse suunas. Sest kui mina olen valvel sinu suunas, siis sina näitad mulle iga halli varju, millele ma pean tähelepanu pöörama ja mida ma ei tohiks ignoreerida. Et isand, me tõesti palume täna oma vaimu, hinge ja ihu sinu kätte. Ma palun, et sa pesed meid puhtaks kõigist valedest mõjutustest, kõigist konksudest, mille vaenlane on saanud meie hinge külge, et teda vedada erinevate tegevuste juurde või vaatama ja süvenema asjadesse, mis ei ole hea, sest me teame, et kõigel on vaimne mõju. Ja me teame, et hingi püütakse lõksu just selle kaudu, mida me vaatame, kuhu me oma silmad pöörame. Isa, me tahame paluda, nii nagu Taavet, eemalda mu silmad kurja vaatamast. Eemalda mu silmad vaatamast ebajumala teenistust. Eemalda mu silmad vaatamast pettust, kõike võltsi, kõike valet, kõike edevust, kõike tühist. Eemalda mu silmad vaatama seda. Issand, me tõstame oma silmad sinu poole, kes sa oled puhas, kes sa oled meie usu alustaja ja täidesaatja. Sina oled valgust täis. Kui meie silmad on valgust täis, siis meis ei ole ühtegi pimedust. Isand, ma palun, sinu valgus täna puhastaks kõik pimeduse meie hingest välja. Jeesuse nimel. Amen.